Kohe saame teada, mida põnevat toimub see nädal spordis. Ja loomulikult, kellele panustada ja kellele mitte. Selleks oleme muidugi kutsunud stuudiosse meie Olibeti eksperdi Tanel Turk. Tere tulemast! Tere jälle! Mida põnevat on tulemas? Ühtegi sellist nagu Inglise suurte vastasseisu ei ole, aga kui rääkida näiteks Premier League'ist, siis seal on kindlasti nädalavahetuse number 1 mäng Manchester United versus Leicester. Unitedil on hädasti vaja kodus võitu, et hoida elus oma lootusi järgmise oma meistrite liigasse jõuda, sest muidu Tottenhamid ja Arsenalid on hetkel üsna korralikus vormis ja pigem tahavad neil teest ära minna. Tottenhamil vist mõni mäng varuks ka. Ja samamoodi Arsenalil tegelikult. Aga United võiks selle mängu kodus ära võita, sest Leicester ei ole ka nüüd hetkel midagi väga erilist olnud viimased kuud ja seda peegeldab ka koefitsient. Unitedi võit toob 1,55 kordse tagasimakse. Aga mujal Euroopas on võib-olla isegi magusamad mängud, et Barcelona siin läheb pärast Real Madridi tümitamist kodus Sevilla vastu ja loodab siis teise nagu Hispaania suurema meeskonna vastu ka võidu võtta. Ja see on ju väga oluline mäng ka sellepärast, et nende Sevilla ja Barça vahel on ju ainult põhimõtteliselt õhk. Et see võib anda Barçale võimaluse tõusta ka aasta lõpuks ju teisele kohale väga tugevalt. Ja meie ka usume, et Barcelona on hetkel nagu kõvasti arenenud võrreldes siis hooaja algusega ja seda jällegi, kuigi nad on tabelis üsna lähestikku, siis me usume, et pigem nagu Barcelona võidab selle mängu ja nende koefitsient on siis 1,48 sel pühapäeval. Ja ehk isegi maiuspäeva toimub siis Itaalia liigas, kus läheb vastamas Juventus ja Inter. Juventus on nüüd end vaikselt tagasi tiitliheitlusesse söömas, aga see on nende jaoks kindlasti otsustav mäng. Kui nad suudavad kodus Interit võita, siis neil on üsna nagu arvestatav lootus veel tiitli peale mängida ja samas Inter, kes oli veel jaanuaris, oli kindlalt selles esikohas kinni, on viimased 2 kuud väga vähe võita võtnud. Komistanud kõvasti, jah. Palju. Mängud on ka rasked olnud, aga ikkagi väga lihtsates kohtades. See mäng toimub Torinos. Toimub Torinos, et seda vürtsi veel lisada sinna. Kas siis Vlahovici tulek on andnud Juvele täitsa uue hingamise? Kindlasti ta on nüüd rünnakule andnud uut energiat, aga nende tulemused on olnud head, aga samas mängupilt ei ole veel väga nagu hea olnud, et nüüd saab olema huvitav näha, kuidas nad teise suure vastu mängima hakkavad. Et meistrite liigast nad ju kukkisid välja vaatamata Vlahovicile. Et eks näis. Aga Interi esitused on ka viimasel ajal olnud natukene võib-olla sellised, natuke on jalga päristatud ikka. Jah, et ainult kohad, kus hästi mängiti, oli enam-vähem Liverpooli vastu võib-olla meistrite liigas, et seal oldi üsna nagu mängus Isukad. Sees. Jah, aga liigas on natukene ebaõnne olnud kindlasti viikidega ja samas ei saa öelda, et neil oleks hästi mänginud, et paar vigastust ja meeskond on kohe natukene koost lagunenud, et eks näis, kas nad siis taastuvad, sest kui nad seda mängu võita ei suuda, siis juba tiitli võitluses nad on ka sellised kerged outsiderid juba Milani ja Napoliga võrreldes. Aga mina ennustaks siiski Milani võitu ja Lautaro Martinezele väravat. On niimoodi, jah? Ma pakuks umbes. Aga ma ei tea, mida eksperdid ütlevad. Interi võidu puhul saaks 2,5 kordset raha tagasi. Et Lautaro värava koefitsiendi ma jään hetke sulle võlgu, aga kindlasti selle meie saidilt leiab. Aga kui sa eelistad Juventust, siis tagasimakse on isegi suurem, et 2,84. Koefitsient siis põhimõtteliselt ütleb, et paberi peal peaks justkui Inter selle mängu ikkagi võitma. Jah, aga see on väga napp edu. Et ütleme nii, et 2,50, 2,84, et see ütleb põhimõtteliselt on tegu võrdsete tiimidega selles mängus, selles kontekstis. Aga et 55-45 võib-olla on siis meie hinnangul Interi kasuks see mäng. Aga jalgpall ei ole ju maailmas ainukene spordisündmus. Mis sel nädalal muu spordis põnevat, huvitavat, intrigeerivat? Mis mujal toimub näiteks korvpallis, käib ikka NBA ja Euroliiga, jäähokis NHL, aga mis kindlasti eestlastele on hästi ka kättesaadav on tennis. Kahjuks meie tüdrukud langesid välja, aga nii ATP kui ka VTA, ehk mehed ja naised mängivad hetkel Miami Openit
ja seal on veel mitu suurt nime jäänud võistlustulle. Meestest on hetkel favoriit Danil Medvedev koefitsiendiga esmaspäeva seisuga 2,25 ehk 2,25 ja siis Aleksandr Zverev 4-kordse tagasimaksega. Ja naistest on hetkel favoriit uus maailma number 1 Iga Świątek. Tema koefitsient WTA Miami turniiri võidule on 2,75 ja siis tema põhiline konkurent on hetkel Naomi Osaka. Tema puhul saaks tagasi 3,5-kordselt raha. No midagi tuleb. Jah, midagi tuleb. Ja sellega siis tänase saatega lõpetame. Oli tore, et meid vaatasite ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau, naudi sporti ja teise sporti. Kõik on võimalik. Olivett.